Tervist, ma Illar Kohviinavalt. Täna on pühapäev 5. august 2018 aasta ja ma tahaksin teile tutvustada 1. augustil ilmunud Eesti Ekspressi lähemalt natukene selles mõttes, et Eesti Ekspressis oli üle hulga aja minust, Illar Kohvist, ühesõnaga pikk lugu suvejutu teemal. Ilus pilt juures, sest enne jaanipäeva käisid mul külas tuntud ajakirjanik Madis Jürgen ja fotograaf Vallo Kruuser. Ning nüüd siis 1. augustil see lugu ilmus. Niisiis, et siin räägin nagu siis paljudest asjadest, sõnaga, et mis mulle meeldivad, mis mulle ei meeldi ja millega ma päevast päeva siin tegelen, sõnaga intervjuud, värgid, ühesõnaga. Ja siis nii ta siis ongi. Et Eesti Ekspress on müügil kõigis kauplustes, nii et kes soovib Illar Kohvist teada saada, see võib osta siis 1. augusti Eesti Ekspressi hind on 2,29 €, nii et jah. Ja ma kuulsin ka seda, et Vikerraadios oli sellest Ekspressist ülevaade tehtud ja siis oli minu loost tehtud ülevaade, et kõige naljakam oli see, et üks mees Pärnu vahel ütles mulle, et oi, kuule, sul pidid päris joodikud jälle käima seal koduõues istumas. Ma ei viitsinud talle seletama hakata, kuidas asi tegelikult nagu oli, et siin on, ma loen parem selle koha ette, et mis on kõige hirmsam asi, mis kohviga suvel juhtuda saaks. Et kohv mõtleb see, kui kohvi õuel saabub mingi võõras jõuk, lööb viinad lauale ja ütleb, et nüüd läheb peoks, see kohvile ei meeldiks. Aga kui tullakse ja tahetakse koos pilti teha, see sobiks. Kohv võtaks võib-olla isegi laulules kas või Aiamaja, Ergo Korbi rütmika teose, mis on kohvil Facebookis ka üleval ja mis on vaadatud 25 267 korda. Ja siis ka 80 Aiamaja meeldib, 23-le mitte, et kohv on rahul. Mis kohv kaasmaalastele suveks soovitakse, et puhak ometi, ütleb kohv, minge õue või olge niisama toas. Aga mina ei puhka küll kunagi, siis mul ei ole seda aega lihtsalt, et Eesti riigis on need asjad on ikka niivõrd käest ära, et tuleb tegutseda nii siin kohaliku asjade suhtes, et tuleb nende igasugust prügifirmadega, kes tasuta inimestelt prügi viivad, tuleb ühendust võtta, et Tori vallavalist liiguta lille, neil on pohhui sellest, mida rahvas, kuidas rahval läheb, sõnaga, et mina olin üksikkandidaat, kandideerisin 46 häält ja sõnaga ja selle nimel tuleb ikka tegutsema, et kui need suured vallavalist istujad oma tagumikus seal ainult sügavad toolid palju head kuupalka saavad ja midagi teha ei viitsi, et siis peab Illar Kohv ju valarahvast väljas olema. Ja on vaja ka siis selle nimel tegutseda, et kauplused hakkaksid abivajatele maha kantud toitu annetama, mitte ei täidaks prügikaste, jälle nagu Maximat teevad ja nii edasi, sõnaga, et selle nimel tuleb tegutseda. Et jah, ja siis intervjuud peale selle, nii et ei olegi aega puhkamiseks, kogu aeg 24H on üks töö tegemine. Et jah, et kui Eesti Ekspressis on olnud minust juttu ka siin kuskil 10-15 aastat tagasi, ka Vesta Reest käis mul külas ja siis tegi minuga loo, et see oli ka päris normaalne lugu. Aga kõige rohkem on saatnud muidugi kirju ja värki Õhtulehele, sõnaga, et Õhtulehes jah, paraku viimase aja teemad, mis Õhtulehele ma olen saatnud, on olnud nagu nüüd sellised, sõnaga, et pikad järjekorrad kauplustes ja
ja siis noh, teenindustes üldse. Ja mis ma sellega tahtsin öelda, on see, et näiteks Maximat sai külastatud 3. augustil Pärnus, siis no tõepoolest, et 14 kassat on seal, ühesõnaga, et sellest pooled kuidagi töötasid, aga ühe juures oli nii pikk järjekord, et mingisugune 15 inimest või 20 inimest oli korraga järjekorras, et pool, noh, mina ei ostnud Maximast mitte midagi, aga mul vend Kardo ostis seal 1,2, nii et vaatasin teda seal järjekorras, nii et pool tundi läks aega, et enne kui ta sai oma nii-öelda kaubad makstud. Ja noh, peale selle oli seda nutikassad, ühesõnaga no, nutikassast kasutab ka vähe inimesi, et inimesed on ikka harjunud ikka nendest kassatest nagu maksma, kus on ju kassiir olemas. Ja teine koht, mis oli pikad järjekorrad, oli see, et seal Pärnus kaubamajakas on see noh, Telia näiteks olemas, Telia esindus, ühesõnaga, ja mul oli soov osta oma arvutile klaviatuuri tähti, ühesõnaga, noh, ja siis vaatasin, et seal mingi kolm niisugust teenindajat oli, kes rahvast teenindas, et vajutad seal nupule, võtad selle oma selle numbri, et siis kes nagu, noh, milline teenindaja vabaneb, et lähed selle juurde, ühesõnaga. Noh, aga seal mõnel läks nii pikalt aega, et oma pool tundi oli seal vaja seal asju ajada, ühesõnaga, et ja siis, kui mina üle poole tunni seal ootasin ja lõpus küsisin, kas arvuti klaviatuuri tähti on, siis öeldi, kahjuks ei ole, nii et oma poole tunni seitsmega sain lihtsalt vastuse, et ei ole. et jah, et siin on nagu mõtlemisainet. Et tänapäeval on igasugust variandid, et on olemas internetid, värgid, et kas siis ei saaks nagu siis inimesed otse nagu siis teenindustega ja firmadega siis asju aetud, et nad peavad kohale minema ja siis aega läheb palju. Nii, ja siis oli siuke nali eile 4. augustil, et mul käisid kell 12:40 ukse taga käisid kaks naisterahvast ühesõnaga ja siis mina esimese hooga arvasin, et nad on mingisugust prügifirma esindajad, ühesõnaga, et noh, et kuna ma olen siin saadud prügifirmale kirju, et noh, et siia Rätsapa küllagi näiteks prügikonteiner panna, kus rahvas saaks tasutama neid prügi, nagu olmejäätmeid ära anda. Aga et siis nemad küsivad, et kas mul on aega rääkida natuke maailma asjades. Ma ütlesin, et mis teemas mingi küsitlus või? Ei, et nemad on Jehoova tunnistajad. Ma ütlesin, et ei, aitäh, et sel teemal mul klubi rääkida ei ole ja siis lõpetasin nagu jutu. Ja siis on ikkagi kauplustes maha kantud toidu hävitamine on ikka suur teema, millega ma suisa hakkan juba käima mööda kauplused tagusid ja vaatan, mis seal prügikastis toimub ühesõnaga ja hakkan kaupluse juhatajat küsitlema, et see jama tuleb ükskord lõpetada, et maha kantud toit ära visatakse, et seda annetada abivajajatele. Et nii ei saa, toidu hävitamist tuleb lõpetada, aga mitte ainult jutuga, vaid ka tegudega ühesõnaga. Aga sellest kõigest ma saatsin nüüd ka Õhtulehe nagu lood, ühesõnaga, aga siiamaani on nagu mitte midagi avaldatud, ühesõnaga, et eks näis, mis edasi saab, et tuleb oma käel asja ajada. Aga jah, et siinkohal ma siis tervitan Madis Jürgenit Eesti Ekspressist, kes mul külas käis ja tegi vägeva suvajutuloo, nii et ole sa tervitatud, Madis. Ja kena suve jätku kõigile, nii ütlen mina, Illar Kohv, minema.